Täna helistasin sõbrannale, et küsida, millega ta tegeleb. Sellepärast, et ta on juba 5 kuud tagasi tulnud ära oma töökohalt. Et mis siis on edasi saanud. Sellepärast, et talv Eestis ei ole eriti lihtne asi, mida üle elada. Nii palju lihtsam on selles kerguses, mis praeguse ilmaga on. Ta oli väga tubli, sellepärast, et ta oli saanud nautida, ta oli saanud lubada oma kehal juhtida. Ehk siis magada, lihtsalt 10 tundi pluss lõunauinak magada. Me ei teagi, millised vajadused meil on kogunenud, kui me oleme olnud selles esmaspäevast reedeni rattas ja laupäev, pühapäev justkui iseendale, aga tegelikult läheb see ju koristamise peale, siis on vaja veel mingid sõidud ja käigud teha, midagi osta, nädalaks toit varuda. Ja siis pühapäeval häälestud juba järgmiseks nädalaks. Aastatuhandeid ei ole tegelikult niimoodi elatud. Ja paljud naised avastavad seda siis, kui nad on lastega kodused olnud, et pärast seda on justkui keeruline nii suurt ajablokki oma elust panustada millelegi väljaspool peret või väljaspool oma tervist. Ma tunnengi, et mul kulub väga palju aega oma perele ja tervise eest hoolitsemisele, ehk siis jalutamisele, toidu valmistamisele ja ka rahulikule söömisele, liikumisele. Ja kui mu sõbranna ei osanud vastata hästi, et kuidas tal läheb või millega ta tegeleb, hakkas ta vastama, et mida ta oma väikeses firmakeses natukene teeb, aga see on siiski ainult paar tundi nädalas või isegi paar tundi kuus. Ja seetõttu see ei vastanud veel küsimusele, mida ta teeb. Ma sain teada, et ta ka magab. Ehk siis magamisele läheb väga palju aega. Öeldakse, et naistel läheb 20 minutit rohkem kui meestel ja et see 8 tundi ongi siis nagu meeste soovituslikune aeg ja naiste soovituslikune aeg on 8:20. Ja huvitaval kombel ma olin ise avastanud täpselt sama asja, et kui ma lasen oma kehal magada nii kaua, kui ta tahab, siis see on 8 tundi ja 20 minutit. No pluss uinumise aeg ja pluss ärkamise aeg, et see on ka see, kuhu minu aeg läheb, et ma tahan õhtul rahulikku lugemise aega, kaisutamise aega ja ma tahan hommikul rahulikku kaisutamise aega ja hästi aeglast ärkamist. Mulle meeldib, kui ma olen tund aega varem ärkvel ja saan voodis teha oma visualiseerimised ja hingamised ja kallistada oma kaasat ja tervitada teda ja musitada ja näidata oma rõõmu temast. Ja lihtsalt koguda neid läheduse hormoone ja päevale selline mõnus meditatiivne start anda. Ja see kõige jaoks läheb aega. Ja loomulikult on minul ka tööaega. Ja see lihtsalt see ei pea olema esmaspäevast reedeni teatud kohas, istumispoosis ja 8 tundi päevas. Austraalias, kui ma töötasin, siis oli tööaeg 7 tundi ja 21 minutit päevas. Praegu mul on võib-olla 2 tundi päevas ja sageli ma igatsen seda aega oleks rohkem, aga ma viin hommikul lapse kooli, ma lähen talle pärast kooli järgi ja toon ta tagasi, et seegi võtab aega. Seda ma kasutan näiteks audioraamatute kuulamiseks, et see oleks minule ka kasulik aeg, see aeg, kui ma üksinda sõidan. Ja muidu, kui me koos sõidame, siis see on selline tore ühendumise aeg. Keegi ei saa kuskile minna ja me lihtsalt oleme koos autos ja saame juttu rääkida. Ja tööaeg ongi nii suhteline tegelikult, et seda, mis ma täna töis tegin, selle kohta ma ütlesin sõbrannale, et täna ma unistasin. Täpsemalt siis näiteks sügisel on plaanis oktoobri lõpus retriit, meelerahu retriit Korful. Ja ma teadsin ja ma ootasin seda ja
no ma ei ole käinud Korful, ma olen lugenud ainult Tarrelli raamatuid lapsele ette, nii et me kõik kogu perega ootame Korfule minekut väga. Seal on muidugi läbi, ma ei tea, kas ta oli 9-aastane poiss, kui ta kirjeldas seda, et kõigest sellest imelisest loodusest ja floorast ja faunast. Igal juhul ma kujutan hästi ette nagu seda üldist feelingut Korful, aga ma sain lugeda detailidest ja ma sain kirjutada detaile ja siis ma läksin sinna nagu unistusse sisse. Ehk siis see oli kirjutamine, see oli minu töö, aga samal ajal oli see unistamine. See näiteks oli täna minu töö, no see, mida ma siiamaani olen teinud. Siis ma tegin ühe coachingu jalutades telefoni teel, mina jalutasin. Muidu mulle meeldivadki jalutuscoachingud, aga see ei olnud siis silmast silma ja nüüd mind inspireeris lihtsalt see mets. See küll ei ole nagu maailma kõige mugavam rõbedus, kus siin pikutada. Lihtsalt kuivad oksad ja kuivad käbid. Aga mind inspireerisid need linnuhääled. Lihtsalt nii rikkalikult sädistav. Muidugi nad kõik hoiavad eemal teisi linde oma territooriumist. Aga meile see ikkagi on väga-väga harmooniline ja ilus. Ja kuna ma täna linna ei lähe, siis ma palusin oma emal, kui ta tuleb mulle külla, siis ta tooks kassile kellukese kaela. Just selle sama asja pärast, et meil oleks ikka linda. Ja kui ma olin sõbrannale öelnud, et see minu töö täna oli põhimõtteliselt unistamine, siis ta ütles, et tal on pisut raske olnud unistamise lainele saada, kuigi ta on 5 kuud kodune olnud ja ta on palju puhanud ja palju aega endale võtnud, mida meil on naistena või üldse selle lääne ühiskonna inimestena keeruline teha, sellepärast et magamine ei ole produktiivne. Aga tegelikult on lihtsalt ta on ringiga produktiivne, et kui sa oled puhanud, siis sa oled palju võimekam, noorem ja saledam ja nii edasi. Rõõmsam ka on ju. Ehk siis väga-väga imetlen inimesi, kes julgelt valivad magada, on ju. Enda eest hoolitseda. Ja unistamine, ta ütles, et temal ei tule nii hästi välja. Ja ma küsisin, mis tööd ta varem tegi ja ta ütles, et raamatupidamine. Ja sellega ei ole midagi katki, mina olen ka raamatupidamist õppinud ülikoolis ja enda firmale ma ei ole siiski kunagi teinud, sest seal peab olema kursis ka seadustega, mis ikkagi maksumäärad ja mingid muudki määrad, amortisatsioonimäärad või mis iganes võivad vahepeal muutuda ja seda on lihtsalt vaja kogu aeg teada ja olla selles mõttes informeeritud ka igasuguste tööseadustega ja ehk siis seda ma ise ei tee, ma mõistan seda ja lihtsalt kui ma selle peale mõtlesin ja miks ma seda küsimust küsisin, on ju, et millega ta tegeles, kui ta tööl käis, oli see, et mismoodi tema aju töötab või mis seisundis ta on harjunud kõige rohkem olema. Ja need, kes on raamatupidajad, need on harjunud olema ratsionaalses meeleseisundis. Ehk siis temal ongi keeruline pidada enda tööks unistamist. Mina olen vasakukäeline ja ma olengi hästi palju sellistes parema ajupoolkera seisundites, mis on unistavad ja loomingulised ja kus on fantaasia, intuitsioon ja meis kõigis on need mõlemad pooled olemas, sest me oleme väliselt ju täpselt sama suure vasaku ja parema ajupoolkeraga, lihtsalt kui tihti me ühes või teises ajupoolkera seisundis käime, see on erinev, et see ma arvan, et üks asi on eeldus nagu vasakukäelisus, aga siiski ma arvan, et see mängib vähem rolli, et on see, et kas sa oled saanud elu jooksul olla selles seisundis või näiteks üks tuttav on olnud 15 aastat üksikema, ta ei saa olla selles seisundis nii palju, ta armastab seda seisundit, ta meeldib tantsida, kunst ja meeldib meditatiivsus, aga reaalselt saab ta vähe selles olla. Ehk siis ongi raske unistamise lainele saada, ma arvan. Ja kuidas siis saada?
selline, mis on pooleldi analüütiline unistamine, on eesmärgid sõnastada nii, et oleks tore, kui, ja siis nagu lõpetad selle lause. Oleks tore, kui mul oleks tore, kui ma oleks tore, kui ma saaksin Korfule koos Meritiga. Nagu see ei tähenda, et sa pead neid asju, see ei tähenda, et need peavad olema ratsionaalselt saavutatavad ja mingi tähtajaga, vaid need on lihtsalt kõik asjad, mis oleks tore, kui. Mina näiteks soovin, et oleks tore, kui ma oleksin 20 aastat noorem bioloogiliselt, nagu minu keha oleks 20 aastat noorem kui mu passivanus. Ja sa lihtsalt teed sellise nimekirja. Minu mees sai sellesse nimekirja, ma loodan, et ma ei eksi nüüd, aga näiteks umbes suurusjärk 3 asja. Mina sain suurusjärk 10 asja, nagu esimese korraga, kui me seda harjutust tegime. Aga see hakkab edasi looma ja kandma. Võib-olla tuleb 2 nädala jooksul sul veel mõtteid. Oleks tore, kui ma saaksin kunagi Islandil käia. Või oleks tore, kui mu raamatud inglise keeles jõuaksid kõigi inimesteni. Ja siis, kui sa hiljem jõuad seda ratsionaliseerida ja vaadata ja kattida ja me oskame need oma eesmärgid hästi ratsionaalseks teha ja hästi jõukohaseks mõelda. Aga tegelikult nad võivad olla suuremad. Aga see oleks siis selline, kuidas ratsionaalselt unistada. Kui sa lihtsalt täidad lüngad. Oleks tore, kui mul head unistamist ja oma elu punumist just selliseks, nagu sulle sobib ja meeldib ja sinu hinge rõkkama paneb, nii nagu need linnud siin rõkkavad. Kuigi nad rõkkavad ju teises mõttes, et hoida teisi eemal. Aga meie rõkkame selles mõttes, et me oleksime kõige õnnelikumad ja see hoiab meie ligi ka sellised inimesed, keda see vibe kõnetab. Nii et sa naudid oma elu ja teised tajuvad selle ära ja soovivad sinuga koos nautida. Mina olen Merit Raju, teen hingele pai, kirjutan raamatuid ja teen erinevaid kursusi ja sündmusi. Kohtumiseni. Siin saab päevitada küll ja vähemalt ei ole puuke. Mere ääres on ikkagi natuke teine temperatuur, nagu kui sa oled kuulanud ilmateadet, siis seal alati öeldakse mingisugune mitu kraadi Eestis on ja siis saartel ja rannikul 8 kraadi. Ehk siis praegu siin on saartel ja rannikul jahedam. Aga ma leidsin endale soojenduseks lihtsalt kivi. Ja siis ma olengi siin niimoodi kõhul selle kivi peal. See on nagu suur kerisekivi. Ja siis ma tavaliselt korjan valgeid sulgi, aga täna ma leidsin ilusa läikeva musta sule, nii terve. Meri on hästi madal. Ja mõtlesin veel lisada selle kohta, et vahel me olemegi natuke pessimistlikud ja natuke küünilised ja natuke ei usu enam mingitesse asjadesse. Et kui sa teed seda, et sa küsid endalt, mis oleks tore, kui sinu elus juhtuks. Ja kirjutadki selle loetelu, oleks tore, kui. Vähemalt 10, võib-olla 20 asja. Ja siis sa ei kustuta seda võimalikkusest ära,
Sellepärast, et mäletad, kui sa kirjutasid jõuluvanale kirja väiksena, siis sa ei mõelnud, et äkki tal ei ole selle jaoks raha või äkki ta ei saa seda tuua või äkki sulle ei jätku. Mingis mõttes on kõik võimalik. Ja meil on ükskõik kui vanad või noored me oleme, meil on ikkagi tõenäoliselt pigem palju aega alles. Et me ei pea unistama väikselt. Ehk siis, kui me jõuluvanale kirjutasime, siis me kirjutasimegi sinna kõik, et see jalgratas ja kutsikas ja Barbi, kõik asjad. Ja kunagi see ikka tuleb. Ma sain 14-aastasena oma esimese Barbi. Ma olin Lõuna-Eestis oma vanavanemate juures, sellises väikses, peaaegu et piiriäärses kohas nagu Vastseliina. Ja ma sain postkontorist teate, et mulle on tulnud pakk mu Soome kirjasõbralt ja mul oli sünnipäev parasjagu. Ja oh my god, kui ma lahti tegin, see oli päris Barbi pesus. See oli tõenäoliselt üks kõige õnnelikumaid hetki. Ja selle kutsika ma sain ka 14-aastasena. Ehk siis millalgi need asjad ikka lähevad täide, kui me sinna suunas lihtsalt nii tugeva mõtteenergia saadame. Nii et kunagi ma sinna Islandile ikka lähen, näiteks. Ja sina ka, sinna oma kohtadesse, kuhu sina tahaksid. Mul oli pali ka seal nimekirjas. Ja need ei ole ainult reisikohad, need on ka tervisega seotud, tööga seotud, suhetega seotud, perega seotud, unistused. Kõik unistused. Kõik, mis sulle pähe tuleb. Ja see on okei kirjutada. Head unistamist. Metskits. Kartis mind.